Tervist! Selles videos näitan ma tähtsaid trenne, mis ma tegin enne maailmameistrivõistlusi. Ühe nädala sees on 3 erineva raskusastmega trenni. Kõigepealt keskmise raskusastmega lõigutrenn, siis raske ja siis väga raske ehk maksimumtrenn. Et ma saaksin südamerahus minna maailmameistrivõistlustele ja teada, et olen võimalikult hästi ette valmistunud, siis tuleb need trennid sooritada edukalt. Nii et vaatame, kuidas ma sellega hakkama saan. Sellel udusel päeval alustasin esimese tähtsa trenniga. Selleks oli uisu stiilis ja üks pikk EV lõik. Ehk plaanis oli sõita rahulikust veidi kiiremini, koguda 3. tsooni minuteid ehk pulssi hoida natuke üle aeroobse läve. Minu puhul siis 160 ja 170 vahel. Ja kokku seda 1 tund ja 15 minutit. Ehk tempo on mitte kõige kiirem, aga selle eest täitsa pikalt. Ilm ei olnud parim, lipp oli natuke aeglane, sest kraadid olid plussis ja rada natuke pehme. Sõitmisse ei takistanud, lihtsalt kokku tuli natuke vähem kilomeetreid kui kiiremate oludega. Üritasin siis terve aeg järgida tehnikat, lisaks seda, et tempo oleks õige, ehk mitte kiire, aga ka mitte liiga aeglane. Selle jaoks pulsikell on väga vajalik ja muidugi laktaadi võtmine aitab ka seda kontrollida. Tunde järgi saan umbes aru, mis tempoga sõidan, aga pulss on kontrollimiseks väga hea. Sellel trennil on kerge tahta liiga kiiresti sõita, eriti aeglastes oludes. Lõpupoole peab eriti täpselt jälgima ka pulsi ja tunde vahe, et need oleks ikkagi võimalikult sarnased. Võib juhtuda, et trenni lõpus on keha väsinud ja pulss ei lähe sama kergelt üles enam. See alati ei tähenda, et laktaat üles ei lähe, ehk on kerge liiga kiiret sõitma hakata ja kui hakkad liiga kiiresti sõitma, siis see tähendab, et ei ole trenni eesmärki täitnud. Udus muidu sai ilusti sõita, kui välja arvata, et läbi selle udu väga ei näinud. Ühel laskumisel ma isegi karjusin mingitele inimestele, et tehke ruumi mulle. Ja siis, kui lähedamal jõudsin, siis rada keeras ära, nad ei olnudki mul ees. Ja siis, kui ma lõpuks neist mööda sõitsin, siis nad vaatasid, et mis mul viga on. Vahepeal võtsime ka laktaati, see pidi jääma umbes 3 ringi ja kui esimene oli 2,4, siis teine oli 2,9 ehk täitsa täpselt. Nüüd, kus trenn on tehtud, olen väiksel jooksul lõdvestaval. Ütleme nii, et trenn läks plaanipäraselt. Pulss oli täpselt siuke ilusti kontrollitav, niimoodi, et kui ma tahtsin, siis see läks kõrgemana, kui võtsin rahulikumalt, siis tuli alla, taastumine tundus okei. Ja oligi muu, et veidi aeglasemad olud, lõpus läksid veidi kiiremaks, sest suhtes oli hea. Aga üldiselt ma arvan, et laktaadid, pulsid, asjad, tunded head, nii et selle trenni võib pidada edukaks. Nii et lähme järgmise juurde. No nii, varajane hommik ja ootab ees siis järgmine trenn. Eelmist trennist on siis 1 päev vahele. Eile tegin sükest pikemat sõitu ja täna on tegelikult suhteliselt väsinud olla. Et kuidagi eile oli küll kerge päev, kergem ja veits pikem, aga täna on veits väsi olla. Aga põhimõtteliselt kavas on siis 5 korda, 5 minutit. Ja need lähevad siis kuni, aeroobse läveni ja laktaat kuni 5, et kui eelmise trenni lõpetasin 3, siis nüüd alustan juba kuskilt 3 ja lähen kuni 5. Et see on eesmärk, klassika peal seekord ja vaatame, kuidas siis välja tuleb. Nii, siilid udus, aga see ei sega lõigutrenni. Jah, järjekordne udus lõigutrenn. Enne ma ei saanud tempo seletamisega hakkama, seletan üle. Kui eelmine trenn oli aeroobsel lävel, siis see nüüd kuni anaeroobne läbi. Eelmine 3. tsoonis, siis see trenn on 4. Ehk ütleme selline 1 aste raskem. Alustasin kohe 175 pulsiga ja trenni mõte oligi minna kuskil 183. Peale esimest kohe võtsime ka laktaati, see oli 3,9 ehk selline plaanipärane, aga natuke üllatavalt kõrge. Siis sellel lõigul oli lambist mingi paar, kes kõndsid suusarajal oma huntidega. Õnneks mul oli klassika ja mahtusin mööda ilusti, aga nad olid omadega väga vales kohas. Õnneks Aivar seletas neile, et tore, et tulite, aga natuke vale koht, kus oma koertega jalutada. Ilm oli selline udune ehk olud jälle aeglased. Sõitsin Novak suusaga, see on siis suus, mis toimib ainult väga spetsiifiliste ilmadega, näiteks kui lund sajab. Ja ka selle silmaga, nagu te praegu näete. Sellel suusal pole pidamismääret all, vaid on alt karestatud ja siis ta peab väga ilusti. Siin ma olen kuskil enda 3. lõigu juures ja olen kiirust juurde lisanud, ka pulss on natuke kõrgem. Kuigi tunne läks paremaks ja seda näitas ka laktaat, mis oli madalam kui peale esimest ehk kukkus 3,6 peale.
Põhjuseks arvan, et keha harjus ära selle tempoga ja siis läkski natuke lihtsamaks. See andis põhjust siis natuke tempot juurde lisada viimaseks 8 lõiguks. Lisaks ka ilm läks natuke paremaks. Klassikarada hakkas natuke läikuma, mis oli libisemise poolest väga hea, pidamise poolest mitte kõige parem, aga suures pildis, kuna sõitsin kõik lõigud sama rada, siis oli mu eesmärk jõuda iga järgneva lõiguga kaugemale. Selle eesmärgi täitmist see aitas. Ja isegi 5. lõiguga jõudsin üllatavalt kaugele, võrreldes näiteks 1. lõiguga, siis veidi kartsin ka, et äkki läksin üle kiirusega. Pulss oli täpselt selline piiri peal, otsustasime laktaati võtta. Laktaati võttes on alati tore ennustada, mis see tuleb, sest ega kunagi täpselt ei tea. See veidi näitab, kui hästi tunnetad enda keha ja saad aru, kui tugev see pingutus oli. Mina ennustasin, et tuleb 4,1 ja tuligi täpselt 4,1 ehk see oli päris hea tunne, aga vaatame, kuidas ma peale trenni nüüd rahule jäin. Teine trenn tehtud, kuigi ma selles ei kahenudki, kas ma tehtud saan. Praegu mõtted on trennis sellised, et algus oli päris raske, aga tegelikult läks nagu paremaks. Et veidi läks lipe paremaks ja tunne läks paremaks. Et võib-olla nagu nii-öelda, võib-olla alustasin natuke liiga kiiresti ja siis läks laktaat kohe ülesse, aga peale seda nagu harjusin nii-öelda ära. Et jah, tegelikult võib öelda, et ka see trenn oli edukas. Laktaadid ja pulsid olid täpselt see, mis ma arvasin ja lootsin, et need tulevad, ehk sellega sai ka rahul olla. Ehk jah, 2-3 trennist on edukat läbitud, jääb üks ja kõige raskem, aga selleni on veel paar päeva aega. Tegelikult suhteliselt vara sai see trenn tehtud, sellepärast, et läksime varem, et ma jään nüüd üksi siia, et Aivar tuli ka paariks päevaks siia, et saigi 2 trenni aidata mind laktaati võtta ja filmida, mis oli üli hea, aga jah, siis selleks viimaseks raskeks trenniks ma jään üksi. Ja nüüd ongi 6 päeva vist on mulle jäänud siin veel kokku ja saan siis jah, üksi nautida siin. Või no tegelikult rootslased on ka siin, mis on huvitav, et neil on kodu MK Falunis ja kõik staarid on siin. Samas mul siin hotellis ei lähe võistlema enda kodu MK etapile. Ehk jah, mul on veel lõunasöögini ka aega. Enne küll oota, ma kohe räägin. Tahtsingi näidata enda tuba. Ma enne küll veits nägite, aga nüüd on see korda tehtud ka veel ja mul on suur voodi. Ja siis ma tahtsingi jõuda selleni, et mul on süüa, sest lõunasöögin on aega. Ja mul on juurde toodud süüa, selle peale oligi mu reaktsioon. Et arvatavasti Markol siis jäi üle, et ei taht kaasa võtta, tõi mulle, väga armas. Kullub ära ikka. Et ma siin laagris olles, või ma olen siin olnud peaaegu 2 nädalat, siis ma pole kordagi poes käinud, nii et kullub ära. Aga õnneks siin hotellis on söögid üli head, nii et on väga mõnus. Aga jah, siin ma saangi kohe nii-öelda taastumise käima, saan väiksed võikud teha ja kõik muud asjad. Taastusjoogid on ka kindlasti. No siin on veel tegelikult, mida näidata, aga see on suht sassis, nii et ma seda ei hakka näitama. Ja kui muretsesite, siis vets on ka olemas ja duši all saan ka käia, nii et kõik on olemas, mida vaja läheb. Vaade, rõdu on suht suur mul ja tegelikult see on nagu ühendub siis teiste tubadega. Aga jah, täna on ikka udune. Kui korra viimaste lõikude ajal läks juba päris ilusaks. Aga jah, nüüd on jälle udune tagasi. Ja peale seda tegin 3 tundi rahulikku suusatamist. Aga kõht on nii tüü, täiesti äge. Ikka päris hästi on alla. Aga samas lõppu tegin 2 kiirendust ja ei tundu nagu nii halb tunne. Aga noh, mine pööke süüa tahaks. Ma tahan süüa. Õi. Ma olen päris hea meel, et mul täna puhkepäev on. Päris palju lund on juurde tulnud ööga ja ilus auto. Huvitavas kohas seisab. Eilne suur lumetorm üle elatud. Mitte, et ma oleks õue läinud, aga täna on väga ilus ja täna on mul seda ilusat ilma vaja. Täna on siis viimane tähtis raske trenn. Eile pikalt arutasime treeneritega ja mõtlesime, mis see trenn täpselt olla võiks. Aga see sai paika. Aga ma ei tee seda siin üleval 1800 meetri peal, vaid ma lähen alla. Teen kuskil siis 1000 meetri peal või midagi sükest, et oleks veits rohkem õhku.
et selles mõttes see on nagu parem. Seda kiiret trenni ja ohutum on teha siis seda seal allpool. Ehk siis seal, kus on olümpiarajad järgmine aasta Val di Femmes, see on siit autosõidu kaugusel. Ehk ma võtan enda suusad ja selle auto ja lähengi siis sinna seda trenni tegema. Ainuke jama on see, et sellel on suverehvid, nii et seda alla sõita, eks näis, loodetavasti pole hullu. Proovin kuidagi sinna alla jõuda nüüd. Ja kohal ma olengi. Vana hea, mitte väga ammu sai ju siin tuuril olla ja see koht mulle meeldib, nii et olümpia järgmine aasta. Aga see selleks praegu. Mul on vaja see trenn korralikult ära teha. Ilm on väga hea selle jaoks. Lund tundub, et on pigem vähe, et tundub, et ainult rajal on lund. Sealt kaugelt ka näha oli, et väga head olud siin ei ole. Aga kui see võistlusring on juba sees, siis mul on hästi. Et siin on korralik muda. Okei, see selleks, see mille jaoks ma siia tulin, tänane kiire trenn on vaja ära teha. Ja ma seletan nüüd, mis ma sellest trennist teen. Põhimõtteliselt suures pildis 2 seeriat, aga püramiidina niimoodi, et alustan, siis on 3 korda 30 sekundit, siis on 3 korda 1 minut ja siis on 2 korda 2 minutit. Siis on 10 minutit pausi ja siis sama asi tagurpidi. 2 korda 2 minutit, 3 korda 1 minutit ja 3 korda 30 sekundit. Ja see trenn on see, et sul on raske panna mingit laktaati ja pulssi ette, aga see läheb nii valusalt lõpus, kui jaksan. Aga idee ongi selles, et selle kogu aeg lähen siis kiiremaks, et ma jõuan lõpus need 30 sekundised oleksid kõige kiiremad. Et siuke pigem sprindile keskenduv trenn. Nii et lähen soojendusele. Rajad üle vaadatud. Väga mõnus, liibiseb täna väga hästi. Need olud on head. Rajad on vanad head, sellised rasked. Aga täna ma võib-olla veidi otsin kiirust rohkem, siis võib-olla vaatan veidi rohkem neid kohti, kus on laugem. Aga kuna ma olen üksi, siis kahjuks keegi filmida ei saa. Aga ma proovin selle trenni kõigepealt korralikult ära teha. Ehk siis see on kõige tähtsam. Ma arvan, et ma panengi teid siia. Nii et teen nautige seda vaadet siin. Nii kaua, kui ma trenni teen. Mõnus. Paneme minema. Filmisin 20 minutit väikseid lapsi. Essa on tehtud päris okei. Pulss teeb üles. Võib-olla viimasel minutil läksin veits üle, sest kaased olid kanged. Mis teeb hinge soojaks on see, et nüüd järgmine on kahanemas. Et ma alustan pikematega ja lõpetan lühikemastega, et vaimselt ja niimoodi on nagu kergem. Vaatame, kas saab laktaati. Kus käsi väriseb endalt on nii rõve. Ei, ma ei tea, vaatan, mis see tuleb. Kõige olulisem praegu teie poolest ei ole, aga huvitav on ikka 3, 2, mingi 9, 10, 11,2. Okei. Ehk laktaat on juba päris kõrgel, aga tagurpidi seeria tuleb ära teha veel. Jätan siia, sest enne mul on tunne, et ma sõitsin siit kõige rohkem mööda. See, mis ma video alguses saati olen rääkinud, tuleb nüüd ära teha. Davai, jooksen küll. No nii, siin on ilusti näha, kuidas tulen selle seeria esimest minutilist lõiku. Selle lõigu ajal oli max pulsiks 188,
ja kiirus kuskil seal 25 ja 27 kilomeetri tunni vahel. Jep, nagu kuulsite, siis on ainult 30 sekundised veel. Pikalt mõtlesin, kas jõuan ja kas on vaja pausi ajal kaamerat liigutada, aga tahtsin näha, milline me liigutus on. Eriti sellises trennis, kus keegi teine ei vaata ja kellegiga võrrelda pole, ainult ise tunnetada. Ja ise tunnetasingi, et 30 sekundised olid täitsa kiired. Mõtlesin ka juba maailmameistrivõistluste sprindi peale, kus profiili poolest on ka palju sellist kiiret Wasbergi sõitmist. Ja andsin endast kõik ja lõpuks saigi see trenn tehtud. Nüüd näete, kui raske see oli. Väga valus on praegu. Väga tehtud. Ei, ma ei jaksa rääkida praegu. Tehtud. Kusjuures pulsi taastamine on okei. Aga nii koomas on olla praegu. Kuigi oleme ausad, see oligi see trenni eesmärk. Ma nüüd vaatan, kas ma jään alla, sõidan vastupidi rada, kas ma jään ellu. Raskumine mind ära ei tapnud, aga võib-olla see trenn, ma ei tea, äkki jõuab järgi veel saama. Täitsa lõpp. See on crazy. See oli crazy trenn. Võtame laktaadi huvi pärast. Nagu ma pole kunagi suut niimoodi pingutada, et ma oksendaks. Ma ei tea nagu kui... Ma ei tea, mul lihtsalt ei ole seda refleksivist. Oba. Veremuld oli hea. Mu käsi. Ei saa. Korra veel puhtaks. Tavai, ei nüüd tuleb. Jah, tuli. Kohe saame teada. No kui on üle 11, siis ma olen rahul. Sest pingutus oli kindlalt kõvem kui enne. 12.6. Okei. Vähemalt rohkem kui enne. Isegi oleksin võib-olla oodanud kõrgemat. Aga nüüd on tegelikult juba päris kaua aega mööda ka sellest viimasest siuke 7 minutit. Kuigi nii kiiresti ta ei tohiks veel ära minna. Aga okei, ma vaatan riided ära ja siis räägin tunnetest. Kuigi te teate, mis tunne mul on praegu. Ma ei tea, kes teab, kes ei tea. Aga ma arvan, et umbes saate aru, kui rõve on olla. Käisin, sõitsin natuke peale ka, rahunesin maha. Ja natuke kergem on olla juba. Aga ma arvan, et see väsimus, ma ei taha teada, kui lõunaunest ärkan juba, siis võib päris karm olla juba. Aga ütleme nii, et trenniga ma jään rahule. Nagu ei oska leida kohti, kus nagu viriseda. Ma suutsin kiiruse poolest nagu täitsa hästi selle niimoodi kontrollida ennast, et ma ei läheks üle, et ma ei jaksa siin kogu aeg kiiremaks minna. Kindlasti üks koht, mis võib-olla on see üleminek siis Wasbergilt tõusuvariandile. Ehk siis kui näiteks tõus hakkab, siis ma tulen Wasbergiga peale, aga siis on vaja minna aeglasema sõiduviisi peale, siis see vahetus kuidagi ja sealt üleminek on kuidagi aeglane. Et selle peale on mul natuke aega nüüd mõelda ja vaadata trennides proovida veidi seda võib-olla. Et see on nagu ainuke asi, aga üldises pildis pigem tundus nagu täitsa hea olema. Pulss läks ilusti üles, laktaat oli täitsa üleval,
võib-olla maksimumpulss oleks võinud natuke kõrgem olla ja oleks oodanud, et see on kõrge, et täna see oli 192. Samas ma ei oska öelda, et pingutus oli nagu kõva ja tundus endale kiirus hea, et selles mõttes ma olen rahul. Aga suures pildis, jah, 27. veebruar saab sellele esimese vastuse, kas need treeningud läksid päriselt ka edukalt, kas need aitasid mul kiiremaks saada või mitte. Mina vähemalt südamerahus saan MM-ile vastu minna. Minul on aega sinna veel 12 päeva, kui video välja tuleb, siis on SA stardina aega 4 päeva. ETV vahendusel peaks saama neid sõite vaadata, nii et jah, ma arvan, et näeme seal. Selle video lõpetan ma siin. Oli 3 edukat trenni ja tegelikult ka päris hea laager siin Boss Olavat C ja Valdi FM radadel ja loodan, et teile video meeldis ja ärge unustage subscribe panna ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe, olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe.